Esimees, head kolleegid, austatud minister. No olukord pisimopeedide ja kergliikuritega on kontrolli alt väljunud. Ja selle küsimuse reguleerimiseks on tegelikult nii mina isiklikult, Keskerakond on mitu korda esitanud mitu eelnõud, mida siis kahjuks praegune koalitsioon, Reformierakond, Eesti 200 on järjest maha hääletanud. Ja mul ongi siin küsimus, et mida me ootame, et meil on juba olnud traagilised õnnetused kergliikuritega, et kui mitu siis surma peab veel juhtuma, et me hakkaksime seda olukorda reguleerima. Et meil väikesed lapsed sõidavad nende pisimopeedidega, et meil on olnud päris julm õnnetus, kus üks 13-aastane laps sattus pisimopeediga sõites autoratast alla. Et õnneks laps jäi ellu, aga nägime, et Lätis on juba olnud traagilised õnnetused ka pisimopeedidega. Et kas me nüüd ootame, et kui meil nende pisimopeedidega hakkavad ka õnnetused juhtuma, nagu meil on juba nende elektritõukeratastega olnud. Ja samal ajal, et ma näen, et koalitsioonipoliitikud kirjutavad murelikke artikleid selle kohta, kuidas seda asja peab reguleerima, aga kus te olite siis, kui me neid eelnõusid hääletasime? Siis te hääletasite nendele ju vastu. Ja üks asi on see, mida on nagu Tallinna linnavalitsuse tasandil tehtud, et tegelikult olukorras, kus oli tegelikult algselt oli vaja läbi rääkida teenusepakkujaga, mitte teha pilte linnavalitsuse pressiruumis, et seda ei tehtud, aga teine asi on see, et tegelikult needsamad erakonnad, kes on olnud Tallinna linnavalitsus, teadsid, et pisimopeedid on tulekul, samal ajal ei teinud Riigikogu tasandil neid vajalikke muudatusi. Et ma korra tuletan meelde, et meil eelmise aasta suvel võeti vastu väga suur pakett, just mis puudutas liiklusseaduse muudatusi. Ja kui see pakett võeti vastu, siis millegipärast just seda kergliikurite küsimust ei reguleeritud piisavalt ja ka pisimopeedide küsimust natukene reguleeriti, aga seda just nagu ettevõtja seisukohast, et mitte midagi selle kohta, mis puudutaks just, kuidas kaitsta inimeste tervist. Ja ma korra veel ütlen, et need asjad, mida tuleks kiiremas korras reguleerida, mille osas on juba olnud tehtud ettepanekud, näiteks ikkagi see, et kohalikul omavalitsusel peaks olema võimalik sätestada rendi kergliikurite, pisimopeedide piirarvu. Et ma olen seda mitu korda öelnud, et Bolti tõukerattaid täna on linnapildis palju rohkem, kui neid vaja on. Ja neid kasutataksegi selleks, et sellega tehakse reklaami. Vähe sellest, et see tekitab pidevalt ohtlikke olukordi, et keegi kas sõidab nendele otsa või need kuskil vedelevad, kus nad ei peaks vedelema. See mingil määral reostab linnapilti, aga tegelikkuses on see, et meil seda kasutusvajadus, see ei ole nii suur, kui palju neid tegelikult linnapildis on. Ja kohalikel omavalitsustel peaks olema see õigus, et nemad siis sätestavad, mis see piirarv võiks olla. Teine on muidugi, et vanuseline kontroll äpis. Et meile ju ka lubasid ettevõtjad, et kindlasti vanuseline kontroll tuleb, tegelikult seda ei ole. Kui te laete selle äpi alla, põhimõtteliselt te saate lihtsalt panna ükskõik mis vanuse sinna ja saate siis seda kasutada. Ja niimoodi väikesed lapsed teevadki, et pärast kooli lähevad, mõtlevad, et niisama teevad nalja ja panevad sinna, et nad on kas 17-18 ja saavad vabalt kasutada. Et tegelikult peaks olema vanuseline kontroll läbi ID-kaardi ja ka juhtimisloa kontroll, et meil tegelikult need, kes on alla 16 aastat vanad, ei tohiks pisimopeediga sõita, kui neil ei ole jalgrattajuhiluba. Mitte keegi, eks ole, seda ei kontrolli. Ja vähe sellest, et sõidetakse ka mitte seal, kus tohiks, et sõidetakse kõnniteedel, aga need, kes, eks ole, sõidavad autoteedel, nad ei tea mitte midagi, kuidas meil liiklusmärgid ja kogu see küsimus on üles ehitatud. Ja ma isiklikult olen näinud väga palju ohtlikke olukordi. Et üks asi on veel,
et mida peaks kaaluma, mida minu arust oleks võinud juba ammu reguleerida, on ka kiivrirendi küsimus. Et seda on teinud Leedu Seim tänaseks, nad on juba selle seaduse vastu võtnud ja tegelikult teenusepakkuja peab pakkuma ka kiivrirendi võimaluse. Et meil on tegelikult kohustuslik see, et kuni 16 peab olema kindlasti kiiver kasutuses. No ma ei ole näinud mitte kedagi, kes sõidaks kiivriga. Ja mina, inimene, kes on väga kaua sõitnud kaherattalistega, et need õnnetused on väga jubedad, mis juhtuvad siis, kui sul kiivrit ei ole. Ja mida me alati kuuleme kahjuks nende muudatuste kohta, mis me oleme esitanud, et sellel võib olla riive ettevõtlusvabadusele. Et mis ajast ettevõtlusvabadus meil kaalub üles inimeste ja muidugi eelkõige laste tervise kaitse. Ja sellest tulenevalt ka see seadus, mille kohta ma olen mitu kõnet pidanud, ma olen isegi teinud eraldi erikomisjoni istungi sel teemal, kuidas on võimalik, et võeti vastu seadus, kus just Bolti tõukerattad jäid liikluskindlustuse kohustusest välja. Ja siis tulevad need argumendid, aga see on direktiiv ja neil on see vabatahtlik kindlustus tehtud. Esiteks, direktiivi võtsid üle ka teised liikmesriigid, kaasa arvatud Läti, kus on ka Bolti tõukerattad kasutuses. Ja seal on täpselt ühtne reegel kõikidele renditõukeratastele. Just sellel põhjusel, et kõik saaksid ühtse kaitse. Et teiseks nüüd see vabatahtlik vastutuskindlustus. Aga me oleme vaadanud, mis asi see vabatahtlik vastutuskindlustus neil on. See ei kata väga palju olulisi juhtumeid ja seal ei ole seda kaitset, nagu see peaks olema. Et Eestis on liikluskindlustus kusjuures päris tugev, et ta isegi katab näiteks joobes juhiga seotud õnnetusi. Ja mida see tähendab? Täna, kui puudub liikluskindlustus, kannatanud ei saa päris paljude õnnetuste korral piisavalt kaitset ega hüvitist. Või siis peavad käima kohut, et siis kuidagi suuremat hüvitist saada. Et mul on küsimus, kuidas on võimalik, et tehti siis selline seadus, kus konkreetselt eelistati ühte ettevõtjat. Et aga võib-olla ei pea väga kaugele vaatama, et kui me vaatame võimuerakonnad, kes siis olid seaduse valmistamise juures, on saanud tegelikult ka väga heldeid annetusi Bolti asutajaliikmetelt. Näiteks Reformierakond on saanud 74 750 eurot, Eesti 200 94 042 eurot ja ka sotsiaaldemokraadid on saanud 38 000 eurot. Ja peale seda on iga kord ka seda eelnõud maha hääletanud. Et mul on küsimus, et millal me hakkame kaitsma inimeste tervist, aga mitte konkreetsete ettevõtjate huvisid. Aitäh! Aitäh!